Oleme siin uue ja vaevalt 2 nädalat linnapeaametis olnud Madis Kallase kabinetis. Ja? Et kas on midagi, mis eelmine eelkäija jättis siia mälestuseks või tõite juba oma asjad, midagi uut huvitavat siia kabinetti? Üks asi, mis jäi mälestuseks ja mille me juba vahetasime ära, oli üks pilt, mis oli siis Taani hävitajate juhtidelt või lenduritelt siis antud pilt. Mina panin asemele ühe teise pildi, et see Taani hävitajate pilt on siis seal ja siis mina panin asemele sellise õhuvaate Kuressaare staadionist, et see on üks asi, mis vist nagu esimesel paaril päeval juba ära vahetati. Aga mida veel üle anti, siis selliseid traditsioonilisi asju ma ei teagi, et väga oleks, et kõik arvutid, asjad nii nagu ikka igas töökohas, kus eelmine lahkub, annab üle asjad. Siis praegu avastasid mingi raamat on siin, ma isegi ei tea, ma ei ole siia sisse vaadanud, võib-olla see on üks asi, mis on siin aegade hämarusest, et vaatame, kas ma näen siit mõnda kuupäeva, mida on esimene. See on mingi väga vana raamat, vaatan kohe, mida on viimane sisse kirjutasid, võib-olla see on selline asi, mis siis ongi nii, et viimane sisse kirjutaja on olnud 4. aprilli 2014 ehk aasta tagasi Hannes Rumm, kes käis siis meile tegemas ühte loengut ja esimesed sisse kirjutused on vaatamas näiteks 1981, 20 mai näiteks 1981, ma olin siis juba kuuajane. Et see on päris aukartust äratavalt väärika ajalooga raamatut. Et see võib olla selline asi, mis tundub, et käib kaasas. Aga selliseid laua peal, et Hannes Hanso minule selle kohta nagu ei ole mingid juhised andnud, et kes siia peaksid kirjutama ja mida peaks kirjutama. Sama vana raamat kui linnapea. Täpselt. Ja mis nagu nende roosade listudega oli? Väidetavalt need roosad listud ja kogu see miljöö siin kabinetis pärineb juba 20 aasta tagustest aegadest, et ma ei tea, kas see tõsi on, aga nii nad räägivad, et see on siis linnapea Veiversi aegadest. On see kabineti sisustus ja kõik need asjad. Et selle kohta võib öelda, et päris hästi vastu pidanud ja päris huvitavad värvivalikud. Aitäh!